Valdo, mis sa nüüd räägiksid 17. juunil talgujate meeleolus? Täna oleks jälle nagu püüe niisugune siduda sellega, mis meil nüüd viimastel päevadel siin Eestis ka toimunud ja juhtunud on. Ja teiselt poolt jälle töötan siin Ideepanga kallal, mis selle minu Eesti Ideepangas, ma olen ka asjatundjate nimekirja ennast arvanud, et mida sealt välja selekteerida. Ja üks Tallinna mõttekodadest pakkus niisuguse asja välja, et võiks hakata arendama Eesti visiooni, kes me oleneme, millesse usume. Ja ühe ideena on niisugune, ma kirjutasin välja, et mõttetalgud võiksid olla üks meie niisuguseid marke, eks ole, mis meid iseloomustavad. Et ühtlane Eesti on talguline rahvas ja mõttetalguline selle hulgas loomulikult ka. Ja sellel kojal on siis või sellel rühmal, kes seal tööd tegi Tallinnas või koos mõtles, oli muu hulgas niisugune ettepanek, et Prantsuse ametiühingutele võiks soovitada, et kui nad juba rahva tänavale ajavad, siis võiks üheaegselt tegemiseks mõttetalgud seal maha pidada. See on sealt maha kirjutatud. Et milleks niisama seal lärmata, et milleks nõuda, parem selle asemel lahendusi otsida. Eks ole, niisugune teravmeelne mõte. Ja kui nüüd sellega seoses hakkas mul mõte jooksma nüüd eelmiste päevade valguses, et prantslastele jah soovitame, aga mis me oma streikijatele soovitame. Sest me oleme nüüd ka muutumas juba niisuguseks maaks, kes ei saa omavahel jutte läbi räägitud, ühesõnaga tööandjad, töövõtjad ja riik on muutunud siis niisugusteks mitte suhtlemisvõimelisteks organisatsioonideks või ühendusteks, et ühesõnaga ametiühing leiab, et sellistel puhkudel on kombeks mujal maailmas, näiteks prantslastel on kombeks streikida, miks ka mitte meil, eks ole. Samal ajal mul oli teine pool tema üks patsientidest, kes oli suvel nüüd terve suvi otsa Lõuna-Prantsusmaal ühes niisuguses väikeses ilusas kohas. Ja kui poeg esitas küsimused, aga äkki ostame selle koha ära, eks ole, tähendab, et vanadel inimestel tervis paranes otsekohe seal olles ja ei olnud tervishädasid mingisuguseid. Ja ema ütleb, oi ei, mitte mingil juhul, sest ükskord ma juba olen kodu kaotanud ja seal ju igas viimases kui väikeses külas kogu aeg lärmatakse, kogu aeg streigitakse, kogu aeg on seal mingisugune niisugune karjumine. Mis kodu kaotas? Et ta kaotas ju esimesel või eelmises sõjas kodu, eks ole. Ja tulid mingisugused lärmajad, riigipöörajad, ühesõnaga need, kes leidsid, et see riik ei kõlba. Praegu ju ka, kui asi läheb poliitiliseks streigiks, eks ole, siis sellisel juhul ju, kui paluda näiteks neid ülesastujaid ennast määratleda, et kes nad siis on, missugune vastandite ühtsus ja võitlus siis nüüd praegust marksismi järgi jälle siis üles nagu keeratakse. Et ühesõnaga klassivõitluses on, eks ole, need tööandjate ja töövõtjate vahel on siis nagu praegu välja hakkab tulema lepitamatud vastuolud. Nii nagu Aatonen selle koha pealt, Meelis Aatonen ütles, et väga huvitav, et tema soovitaks siis nendel streikijatel teha oma ettevõtte. Tähendab luua niisugune ettevõtte, kes rahuldaks nende tingimusi, eks ole. Tähendab ühesõnaga praegu jälle nii nagu ei kunagi nüüd viimasel ajal varem tõuseb päevakorda jällegi nende meetodite ja vormide otsimine, mis siis peaksid sobima selle printsiibi rakendamiseks, et me oleme ikkagi eestlased pidi olema uhke ja hää olla, eks ole, see uhke ja hää saaks ikka siis olla, kui me tunneme, et me oleme ühed eestlased, kes saavad ühe laua taga istuda, ühe laua taga oma probleeme lahendada, aga kui me ei saa enam, siin juba Enn Soosaar tunneb juba selle koha pealt muret, et Eesti
riigi kestmine on juba ohus ongi eilses, üleilses, üleilses lehes vist oli tema mure juba tõsine selle koha pealt, et see ühesõnaga kui valitsus ja parteid ei ole võimelised selle koha pealt rahvaga arutama asju, koos lahendama asju, et siis sellisel juhul on juba tõepoolest oht selle koha pealt riigi iseseisvusele ja nii nagu koha pealt väga kibedalt ja täiesti murelikult räägib, et toimub mingisugune tola tegemine, et eriti usinasti sellesama Europarlamendi valimiste juurde, sellest eelmises klipis rääkisime sellest, et kus siis ühesõnaga hääled anti protestiks ühe mehe poolt, siis nüüd on järgmine variant proovimisel, mis kõik näitab sellele, et ühesõnaga need võtted ja need meetodid ei lähe enam rahvale peale ja järelikult oleks vaja jällegi selles mõttes pöörduda niisuguste vormide poole, kus saab ühiselt asja arutada. Selle asja nimi on mõttetalgud ja kui kogu see jama kestab praegu jällegi on lahendamatu justkui selle töölepingu seaduse ümber, siis tuletaksin jälle meelt, et omal ajal sai näiteks usuühingute seadus, taluseadus ja nii edasi, tähendab sai selles vormis eelnõud läbi arutatud ja selle järgi need elud seal toimuvad, mis siis sel ajal sai vastu võetud. Nii et võiks jälle mõtelda niisugust asjade peale, mis paarkümmend aastat tagasi juba läbi proovitud sai. See asi ei ole ju, ega eestlane ei ole selle koha pealt vast ikka nii hirmsasti muutunud, et ta enam ei ole võimeline mõttetalgutel kokku istuma.